Esimene tööriist on vastutus. Ja ma räägin kõigepealt ühe loo. Ja see lugu on 2 kingamüüjast, kes läksid Aafrikasse tööle. Üks tuli kurvalt tagasi, sest ta avastas, et keegi seal kingi ei kandnud ning esimese hooga ei tahtnud kellelegi osta tema käest. Teine seevastu saatis rõõmsa telegrammi, kus palus endale palju kingi saata, sest turg olevat tühi ja võimalused piiramatud. Kui üks nägi võimalust, siis teine nägi takistust. Kui üks võttis vastutuse ja hakkas tulemuse poole pürgima, siis teine leidis õigustuse, pakkis kohvrid ja tuli kilbil koju. Millest peamiselt sõltub see, kuidas sul läheb? Sõltub see saatusest või paratamatusest või teistest inimestest või asjaoludest või peamiselt sinu enda otsustest ning tegudest? Mõned usuvad, et nende elu ja käekäik sõltub valdavalt välistest teguritest. Teised usuvad aga, et nende saatus on suuremalt jaolt nende endi kätes. Kui sa usud, et inimene on ise oma õnnesepp, siis on mul sinu üle tõeliselt hea meel. Sa oled saavutamise teel läbi vastutuse võtmise juba olulisi samme teinud. Kui sa usud, et sinu saatus ei sõltu eriti sinust, siis on mul ka sulle hea uudis. Sa võid ka teisiti mõelda. Enda elu kujundamise, enda hoolde võtmine on tõenäoliselt kõige olulisem samm oma tegelike tahtmiste, mõistmise ja ka teoks tegemise suunas. Miks ma usun, et see nii on? Vaata, kui sa usud, et asjaolud ja välised jõud on sinu vastu, siis on tõenäoline, et sa ei julge isegi mitte unistada. Kui sa oled veidi julgem ja usud, et midagi siiski sõltub sinust, siis algab teistsugune stsenaarium. Sa hakkad küll tegutsema, kuid samal ajal pead olema ettevaatlik, sest probleemi otsa komistades võid sa toppama jääda. Kui inimene ei võta vastutust oma elu eest täiel määral enda peale, siis saab ta nii-öelda kingiks kaasa 2 ebameeldivat asja. Esimene on pärsitud loovus ja teine on poolik võimsus. Mõlemad on takistuseks probleemide lahendamisel ning seeläbi ka eesmärkide saavutamisel. Millest ma siis õigupoolest räägin? Ma räägin oma edu, oma ebaedu ja terve elu eest vastutama hakkamisest. Sa võid mõelda, et tore, ilus jutt, kuid kuidas see siis käib? See käib 3 moel. Esiteks, sa pead tegema selgelt vahelt sellest, mis sinust sõltub ja mis sinust ei sõltu. Ja lõpetama endast mitte sõltuvate asjade peale lootmise ning ka nende süüdistamise. Eriti kui asjad halvasti lähevad. Teiseks, sa pead aru saama, et sinu otsese kontrolli all on ainult sinu hoiakud, ehk suhtumine endasse, inimestesse, maailma, sinu töökus, siis sinu panustamine, pingutamine, vastupidavus ja ka tarkus, ehk sinu nutikus, teadmiste pagas, osavus, vilumus. Nende asjade reguleerimise ning muutmise läbi saad sa enda jaoks asju ära teha, asju kätte saada ning saavutada. Ja kolmandaks, ma soovitan sul hakata endalt harjumuspäraselt just ebaedu puhul küsima, mida ma oleksin saanud teha teisiti. Ja mis veel tähtsam, sa pead hakkama analüüsima ausalt ja selgelt enda rolli olukorras ning ka võimalikke muid lahendusi, mis oleksid võinud sind tõenäolisemalt sihile viia ning mida saaks sarnases olukorras tulevikus pruukima hakata. Mis siis juhtub, kui sa vastutuse enda peale võtad? Juhtub 2 head asja. Kõigepealt vallandub sinus loovus. Kui sa tunned, et sa juhid mängu, on sul palju kergem erinevaid takistusi ja raskusi ületada. Ja see tunne aitab sind võimalike lahenduste ja meetodite väljanuputamisel, eriti just raskes situatsioonis, kus lahendust on raske märgata. Teiseks, tänu loovusele hakkad sa nägema lisavõimalusi ja tänu sellele muutud sa võimsamaks. Mida rohkem sa võimalusi näed, seda reaalsem tundub eesmärkide saavutamine ja probleemide lahendamine. Sul on oma sihini jõudmiseks nüüd mitte 1, vaid mitu erinevat teed. Ja kui üks neist ootamatult ära lõigatakse, saad sa teist pruukida. Ma annan ühe lisamõtte veel siia juurde. Jälgi ennast kõrvalt, juhul kui sa oled pingeolukorras. Kas sa küsid enda käest pigem, on see võimatu ja kas sa näed pigem võimatusi asjani jõudmiseks? Või on see võimalik ja sa hakkad leidma mitmeid võimalusi, kuidas sihini jõuda? Mida see jutt praktikas tähendab? Minu enda jaoks ilmselt kõige enam vist seda, et kui asjad lähevad kehvasti, siis ei ole mõtet õigustama hakata. See on küll enamiku inimeste jaoks esmane ning loomulik reaktsioon, kellelegi ei meeldi ju tunnistada, et me olime lohakad,
või saamatud või rumalad või nõrgad. Ükskõik, kas tegu on arsti juurde hilinemisega või mineku ära unustamisega, müügiplaani mitte täitmisega või mageda avaliku esinemisega. Miks õigustamine üsna mõttetu tegevus on? Lisaks põhjustele, millest ma just rääkisin, on veel üks. Ma usun nimelt, et õigustamist nähakse tavaliselt läbi ja ma usun ka seda, et enamikul inimestest õigustamine ei meeldi. Ning kui sa tekitad teistes endaga seoses halbu tundeid, siis väheneb nende tahe sinuga koostööd teha või aidata sind. Mida õigustamine veel halba teeb? Ta alandab enesehinnangut ja ajab enamikul meist sisimas nii-öelda juhte kokku või ajud kärssama. Ja tavaliselt ta teeb seda nii, et sa sellest kohe ise arugi ei saa. Mida sina arvad? Kas enamik inimesi peab end valetajaks või mitte? Mina usun, et ei pea. Ja samas tavaliselt on õigustamine vähemalt osaliselt pehmete valedega seotud. Nii nagu ka liialdamisega ning ka ebaoluliste põhjuste võimendamisega. Ma usun, et kui inimene ise õigustamise negatiivset efekti kohe ei teadvusta, siis alateadvuses mõjutab seda negatiivselt ikkagi. Mida siis teha õigustamise asemel? Kui asi läheb nihu, siis julge tunnistada endale ja teistele, et läks nihu ja et kas sa ise keerasid ta nihu või sa mängisid üsna olulist rolli selles. Ja püüa juhtunust õppida, et teinekord sarnases või isegi identses situatsioonis edukam olla. Vastutuse võtmine ja loovate lahenduste otsima hakkamine on seega esimene samm saavutuste teel. Sellepärast tõstsin taga meie tööriistade loetelus esimesele kohale. Minu hea sõber ja kolleeg Timo Rein võrdles vastutuse mittevõtmist kõikide relvade käest ära andmisega, mis lahingus võitlemise ja eriti just võitmise sama hea kui võimatuks teevad. Vastutuse võtmine on aga endale kuuluvate relvade taas kindlalt kätte haaramine.